Tervist, minu nimi Viljar Koval. Ma tahaks täna rääkida teiega natukene alateadvusest, kuidas ta meie elu juhib ja kuidas ta nagu üldse siis, mismoodi ta toimib. Vaata, see on nagu hästi tähtis teema tegelikult. Alateadvus on siis koht, kuhu me salvestame kõik nagu minevikus juhtunud sündmused, uskumused, veendumused, kõik nagu, mis meile vanemad on ütlenud, kõik nagu, see ongi nagu meie identiteet, nagu see, kes me oleme, ongi alateadvuses, et me ise juhime ainult, põhimõtteliselt enamus inimesed juhivad 5% ainult oma ajast tegelikult oma elu nagu. Nad arvavad, et juhivad 100%-liselt, tegelikult 95% juhib meie tegevusi alateadvus. Vaat mul oleks väga palju probleeme olnud olemata, kui oleks keegi lasknud mul uurida selle kohta varem juba elus. Vaat ma soovitan teile ka, palun uurige, terve internet on sellest jutte täis. Ma imestan, miks sellest nii vähe räägitakse, palun, see hoiab tõesti teile väga palju närvirakki kokkuna. Et põhimõtteliselt näiteks, et kui sulle su ema või sõber või vanaema või kes iganes sõbranna on ütlenud sulle, et ära sina seda tee, sa ei saa hakkama, et sa pole üldse selline inimene. Nii, aga alateadvusesse, kui sa usud teda ja sa salvestad selle nagu uskumuse, ma polegi selline inimene nagu. Vaat, aga see tulevikus võib sulle probleemiks tulla näiteks, et sa ei viitsi lugeda. Kuidagi lapsepõlvest on sul jäänud, et suruti lugemistena ja sa ei taha lugeda. Lugemine on vastik ja siis saad täiskasvanuks ja siis arvadki, et lugemine on vastik ja mul ei ole kunagi meeldinud lugeda, mul ei ole meeldinud seda teha lihtsalt. Aga see on alateadvusse salvestatud info sinu minevikus, mis kontrollib praegu sinu elu. Mõistad? Et väga tähtis on sellega nagu tegeleda, seda teadvustada endale. Me põhimõtteliselt, me paljud ei teagi üldse, et miks me nagu, see tuleb järgi uurida, minevikust uurida, näiteks miks sa kõrgust kardad, ma ei tea, või ämblik ja foobiad kõik nagu ongi pärit nagu sealt maalt, et kunagi varajast lapsepõlvest on siin keegi ämblikuga näiteks ehmatanud, see on salvestanud su alateadvusesse ja nüüd sellepärast ma kardangi ämblikke. Ma ei tea, miks ma neid kardan, aga ma lihtsalt kardan neid. Sama on kõikide asjadega nagu. Ja mida veel ei tohiks kindlasti teha, on endale nagu sisendada negatiivseid uskumusi. Ei, ma ei saa hakkama, ma ei saa. See salvestub kõik juba see, kui sa ütled seda välja, juba see, et sa mõtled seda niimoodi, salvestub sinu alateadvusesse ja nõrgestab sinu iseloomu. Et kuidas minuga, siis kui ma seal laks ära käisin, nagu seal põhjas ära käisin, siis ma hakkasin nagu kõiki neid veendumusi üle vaatama, kõiki, mis uskuma. Mis mõttes ma olen loll või mis mõttes ma kuredi nii äppu olen ja mis mõttes kõik teised on süüdi nagu, et oot, ma nüüd kontrollin üle kõik need asjad. Vaata, siis hakkasin kõike lahkama, nagu miks mul ei meeldi seda teha, miks mul see meeldib. See asi toob mulle probleeme, et kus ma nagu minu omaks sai siis, kus ma nagu võtsin selle, et mina olen selline, mulle meeldib nii teha nagu, kuigi see toob mul eluaeg probleeme. Vaata, siis ma nagu analüüsisin kõik oma elus läbi, põhimõtteliselt ma ei söö liha isegi enam nagu kala, mitte midagi nagu selles, et ma kõik veendumus, liha peab sööma, aga kuigi nagu tulemused näitavad, et see on nagu kõige enam vähki tekitav toiduaine siis. Et selle kohta te võite internetis lugeda ka juba, järjest rohkem hakatakse sellest rääkima, nagu alkohol, suitsetamine. Sa oled pikka aega suhtes olnud, mis sulle ei sobi. Need kõik ongi alateadvus lihtsalt juhib sind. Kõik need uskumusi, need halbe veendumusi juhivad alateadvussu põhimõtteliselt. Et mina ennem nagu arvasin, ma kontrollin täielikult oma elu, aga tegelikult kontrollisin 5% juba heal juhul oma elust. Aga nagu siis see iva ongi, et olla nagu hetkes kogu aeg, ära mõtle minevikule. Minevikule mõtle ainult siis, kui sul on vaja seal mingi infokilt tuua või analüüsida mingi olukord läbi. Ma lähen ainult korraks sinna, ma katsun ainult hetkes olla nagu, et ma ei mõtle nagu minevikule, tulevikule, ma ei saa nendes kohtades õnnelik olla. Ja aju ei tee sul nagu absoluutselt vahet, kas sa nagu kujutad pingsalt mingi mineviku asja ette, mineviku sündmust ette või toimub see reaalselt. Et ma saan ennast hetkega kurvaks muuta, kui ma hakkan näiteks mingi kurva asja peale mõtlema, mis mul minevikus juhtus. Ja see aju nagu ei teegi siis vahet nagu ja ma muutungi füüsiliselt kurvaks
või vihaseks või rõõmsaks saan ennast muuta. Noh, et inimene ongi siuke olevus, kellel on antud nagu võime mõelda, aga enamus kasutavad seda mõtlemist ainult, et õnnetu olla nagu. Miks kogu aeg õnnetu olla? Noh, sa saad mõelda ennast õnnelikuks ka. Et siit siis ka see, et palun uurige rohkem selle alateadvuse kohta ja kuidas seda kasutada. Vaadake kõik oma mineviku veendumused üle, miks mulle ei meeldi teha teatud asju, mis mind tegelikult aitaks siin elus. No. Et see on nagu väga tähtis. See on väga tähtis. Lihtsalt, et keegi on sulle ütlenud lapsepõlves, et sa oled lollakas ja siis sa kasvadki üles teadmisega, et ma olengi lollakas ja ma ei olegi paremat väärt. Kuigi see on su alateadvus, mis sind juhib. No. Et minu elu muutis ta näiteks täielikult kohe, kui ma hakkasin nagu uurima, et kes ma tegelikult olen ja miks ma käitun nii ja miks ma käitun naa. Ja see ongi see, et ma sukeldusin sinna alateadvusesse ja hakkasin sealt infot välja tooma, et siis miks ma nagu olen selline, nagu ma olen, nagu miks inimesed suhtuvad minusse nii, nagu nad suhtuvad ja kõike. Ja peale seda, kui mu elu kvaliteet parenes, mu suhtumine parenes, ma läksin nooremaks, ma hakkasin elama, ma nagu visuaalselt muutusin nooremaks nagu näha. Et teiega võib see sama juhtuda, et vaadake üle, et mis inimene te siis olete, kes defineeris, kus maalt, mis inimene te olete nagu. Te ei pruugi isegi teada seda, te ei pruugi nagu võtta minu juttu üldse tõsiseltki. Aga kui te natukenegi segadust praegu tunnete või sellist tunnet, siis teadke, et hakkake uurima. See ongi see, et teil hakkab kohale jõudma, kes kellel ei ole veel jõudnud. Et uurige palun selle kohta ja koos muudame maailma paremaks. Aitäh!